See juhtus ühes väikeses alevis, kus okupandid olid jõudnud juba hävitada kõik juudid, kõik marksistid, kõik mustlased, kõik partisanid. Nüüd oli järg vaimuhaigete käes. Seis! Parem pool! Õla alt võtt! Vabalt! Tehke värav lahti. Wagner, kun ta noor oli. Mulle meeldis ta juba noorest peast. Tema on koos. Liige ära! Bravo! Kõik silmad on selle peal. Edasi. Enneolematus on saksa keel. Järsu! Seis! Parem pool!
vastajad! Hurraa! 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 Kallid sõbrad, täna läheme kõik metsa jalutama. Seal on ilus rohi, kõrged puud, marjad ja seened, sõnajalad. Teeme väikese jalutuskäigu. Kas olete nõus? Seesama ongi. Jah, seesama ongi see hullumaja. Seesama, jah. Meil täna vastuvõttu ei ole, täna on komisjon. Mis komisjon? Lase härra sisse, kui härra ise tuli. Tasem ilma kaklemiseta. Kas see pole ükskõik, kes läheb esimesena? Ma olen teid kusagil näinud. Kindlasti olen. Aga kus? Hans! Doktor, ma hakkan karjuma. Ma hakkan karjuma. Siis te ei erine teistest mitte millegi poolest. Ma viskan selle... Meie akendest on mõndagi välja visatud. Ma tapan neist kas või ühe... No. Pardon. Ma väga vabandan. Ma koputasin 2 korda, aga... Kas teie olete pearst? Ahah, teil on ilus linnake. Teil oli minu juurde asja. Ma oleks teile väga tänulik. Juhul, kui ma ei sega. Palun. Tänan. Ma kiirustasin. Kõige rohkem ma kartsin hiljaks jääda. Ja. Windisch. Sturmbannführer Windisch. Ja. Palun. Lucia, pange tal riided valmis. Ei ole vaja, doktor. Seekord on teil tegemist absoluutselt terve inimesega. Sturmbannführer August Windisch. Gestapost. Eriülesandega. Palun. Ei ole vaja. Andestage. Andestage. Kallis doktor, asume asja juurde, jah? Jah, palun. Doktor, öelge, palju teil on praegu haigeid haiglas? 583. 583. Seda ei ole vist eriti palju. Mitte vähe.
583 haige hulgas varjab end Inglise spioon. Me peame ta elusalt tabama. Doktor, kas me sulgeks akna? See häirib meie juttu ajamist. Doktor, ma arvan, et oleks vast kõige parem, kui te esitleks mind kui tavalist arsti, uut arsti. Nagu soovite. Ehk soovite minu kabinetti? Oh, ei, milgil juhul. Te esitlete mind kui tavalist palatiarsti. Ja ma palun teid mitte hetkeks seda unustada. Ma ei suuda endale ette kujutada, kes see võiks olla. Haigete diagnoosid olen isiklikult kontrollinud. Pealegi on olemas arstlik konsiilium. Lihtsalt uskumatu. Doktor, ma loodan, et ma ei eksi, kui arvan, et teie näol leidsin endale väga hea abilise ja väga tubli konsultandi. On see käsk? Käsk või mitte käsk. Meid mõlemaid seob ühine ametisaladus. Teataval määral, eks ole? Ja edasi? No, edasi. Iga minu edusamm on ka teie edusamm ja vastupidi. Lähme. Palun. Doktor, kui ma oma ülesandega toime ei tule, võib minna halvasti. Meil mõlemil. Seda ütlema teile avameelsusest mõistate. Jah. Palun. Psühhiaatrias olen ma veel algaja. Kuni 1933. aastani töötasin ma üldiselt pedagoogina. Härrased, mina olen küpse. Mida te õpetasite? Võimlemist. Ma vaatan haigeid. Tere. Tere. Tervist. No, nii. Ma hakkan ravima teid täiesti uuel meetodil. Võib-olla on teie hulgas selliseid, kes ei vajagi ravi. Järgmine. Ma olen teid kusagil näinud. Kindlasti olen. Aga kus? Ma olen teid kusagil näinud. Kahtlemata olen. Aga kus?
doktor, miks nad saatsid meile uue arsti? Võib-olla läheb kõik veel hästi. ma ei tea. ma ei tea midagi ja ei tahagi teada. Tööd tuleb teha endiselt. ma lähen doktoriga palatitesse. Väga huvitav. Nii mõnigi kollektsionäär oleks kade teie kogu peale. Valige palun. Ja meenutage siis, et igal patsiendil on lisaks haigusele oma iseloom ja maailmavaade, oma mõtted ja vaim. Doktor, te arvate, et neid ei tohiks hävitada? Ma ei tea, kui avameelne võib teiega olla. Te ütlesite juba kõik. Ma meelsasti võtaksin selle väga originaalne oma lahenduselt. Selle joonistas inimene, kes ei lahku iialgi haiglast. Öelge mulle, doktor, miks teil meeldib ravida täiesti lootusetuid? Esiteks, nad on inimesed nagu meiegi. Ja teiseks, pole teada, kuidas me ise lõpetame. Huumor. Niisiis, 583 haigulgast on jäänud uurimise alla nii... Kui see pole saladus, siis mis kaalutlus... Vabandage, ma ei katkestanud teid. Andke andeks, palun. Jäävad uurimise alla need 3. Kui vana te olete? 48. Kui pikk on arsti praktika? 23. Öelge mulle, kas 23 aasta jooksul ei ole teil olnud juhust kas või ühtki simulanti paljastada? Muidugi, loomulikult on juhtunud ja isegi mõnikord... Kes on inimene number 1? Kas teile kui pearstile ei tundu kummalisena, et haiglas varjab ennast isik lihtsalt mingi numbri all? Ma ei saa teist aru. Saate aru? Ma ei ole siin selleks, et terve inimene hakkaks lolli mängima. Mind huvitab tema nimi. See inimene toodi meile siia ilma dokumentideta. Suurepärane. Kas teile ei tundu imelikuna, et haiglas leiab varjupaiga inimene ilma dokumentideta? Kas te ei teatasite sellest kuhugi? Ei. Ei. See... Kummaline. Läheme edasi. Jüri Kroon. Mis tüüp ta on? Ma tõin ta ise siia. Olin tookord valves. Tean, lugesin. Teete ta Getost? On ta juut? Ei. Getoelanikud ise teatasid meile, et nende hulgas on üks hullumeelne aarialane. Suurepärased Getoelanikud. Filantroobid, eks ole? Öelge mulle, kas on mõeldav, et Inglise salaluure saadaks Getosse oma inimesed? Mõeldav see ju on. Ja. Siis jääb veel 3. Diagnoos traumaatik. Mis siis ikka? Traumaatikud on ka mitmesugused. Muide, kõik 3 tulevad varsti siia. On nad siin? Ja. Kas kutsun? Palun. Ja, kutsuge.
härrased, palun kohtadele. Mina olen kohal. Me võime alata. Ma kuulan teid. Inimene number 1, ilma dokumentideta. Nimi, perekonnanimi, sünniaasta. Kaua te olete seotud Inglise salaluurega? Nii. Viimane küsimus on kõige tähtsam. 33. aastast. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 aastat. Täpsemalt? 11 aastat. Sülitan ma juba Inglise luure peale. Doktor, miks see tüüp ei tõuse? Kui temaga räägib juht? Kes siin käsutab? Võtke teatavaks, et olete juba poodud. Miks siis kohe mind puue? Mina ei tegele ju süütamisega. Millest te räägite? Riigipäevahoonest? Ma räägin elevaatorist. Riigipäevahoone siia ei puutu, selle süütasid kommunistid. Teatage, et elevaatori süütasid ka kommunistid. Meil on akt ja tunnistajate allkirjad, mis kinnitavad, et just teie panite elevaatori põlema. Palun. Ja seaduse järgi? Seadusi teen mina. Need on määratud rahvale, kes on tegelikult lojuste kari. Rahvas ei ole võimeline seadusi mõistma. Tema asi on neid ainult täita. Ja üldse on seadus väga lai mõiste. Doktor, andke talle rohkem lugeda minu teoseid. Ja las ta õpib pähe minu tsitaatide kogu. Seal on iga sõna. Seadus. Teil on täiesti õigus. Aga muidugi. Väga õige. Ma tean, mul on alati õigus. Isegi siis, kui ma eksin, on mul alati õigus. Minu juht, kas teil poleks parem minna puhkama? Ärge käsutage. Ma ei ole unustanud, et mul on täna õhtul üks väga tähtis kohtumine. Kellega? Jahimeestega. Pole teie asi. Ärge toppige oma nena võõrastesse asjadesse. Härrad, olete vabad. Nii, mis teid vaevab? Ikka seesama. Kuulge, me kohtume esimest korda, selline vastus ei ütle mulle mitte midagi. Ütelge, kas see on ka arst? Jaa, rahune, Jüri. Mind vaevab see, et ma ei saa tagasi minna getosse. Geto? Te olete puhast verdaarialane, mis puutuvad teisse geto ja juudid. Räägi doktorile, räägi.
minu maja on sealsamas. Ma nägin kõik. Ma viisin neile kapsast, midagi muud mul ei olnud. Siis aga lõppes kapsas otsa. Ja ma läksin niisama. Lugesin neile siis luuletusi, neile meeldis väga. 2 naist isegi nutsid. Tahtsid mul kätt suudelda. Teil on see rahvus sümpaatne. Rahvus mind ei huvita. Tähtis on printsiip. Milline printsiip? Ikka seesama. Mis seesama? Mul on väga raske rääkida selle inimesega. Doktor tahab teada, kuidas sa siia sattusid. Ja just nimelt. Kuidas te sattusite siia? Doktor teab seda ise. Tookord hammustasin teda käest. Jaa, siis sa olid pisut erutatud tookord, kui me kohtusime. Aga miks te tulite mulle järele? Ma pean minema, kui mind kutsutakse. See on minu kohus. Aga kes teid kutsus? Geto elanikud ise. Ma arvan, Jüri, et nad tahtsid sulle head. Ma võin kinnitada teile, et te pääsisite tõesti väga suurtest ebameeldivustest. Isegi väga suurtest ebameeldivustest. Ma arvan, et tänaseks aitab. Doktor, kui te teaksite, kui vastik on kõndida maa peal, kui sul on heledad juuksed ja sinised silmad. Eriti kui sinu laup, nina ja kõrv moodustavad nüri nurga. Rahvus mind ei huvita. Tähtis on printsiip. Laske mind palun tagasi getosse. Feldwebel Willi Solenkopf ilmus teie käsul. Nii. Teie oletegi siis see kangelane, kellest nii palju juttu on olnud. Miks mind välja ei lasta? Siis, kui terveks saate, me uurime teid veel. Muide, võib-olla on teil mugavam rääkida emakeeles. Milleks? Rahvast, kelle keskel me elame, tuleb austada. Mina isiklikult õppisin kõnekeele selgeks 4 kuuga. Öelge mulle üht. Mitu korda te käisite vaenlase tagalas? 3 korda. Luurel, jah? Arvad ekskursioonil või? Kuidas vaenlane selle peale vaatas? Laskis teid jalutada läbi rindejoone ja tagasi. Ja, aga... Lubage. Ja ühtegi korda teid ei tabatud. Kas tabati või mitte? Seda võid neilt varsti endilt küsida. Mind huvitab üks asi. Kuidas te siia sattusite? Mis teil viga on? Mul on närvid haiged. Kui sa seda oled lugenud, peaksid taipama. Palju, mis on kirjutatud. Tahaksin seda lugu veel kord kuulda, kuidas te rügimendi staapi läksite ja ohvitserid tahtsite kõik maha lasta. See number ei läinud mul läbi. Nad lõid mulle kuklasse otse vana haava pihta. See ei ole vastus. Mind huvitavad põhjused, mis sundis teid nii toimima? Me olime just hommikust söönud. Edasi. Mis söömine see oli? Ma polnud jõudnud veel mitte kedagi tappa. Sina ei saa sellest aru, sina pole Rinnet näinud. Kuidas? Te tahtsite oma mehi tappa?
või ei olnud nad teile omad? Andke mulle automaat. Andke ruttu automaat! Käed sügelevad, et seda lojust maha lasta. Tõuse! Ma põrutan ka sulle otsest silmade vahele. Oota, Villi! Villi! Rahu! Rahu! Tubli. Rahune. Oh, ema! Nii, me ei mängi nii. Valitsus on purjed, rahvas on tuul, riik on laev ja aeg on meri. Hakkame peale. Tervist, mina olen Tuul. Ja mina olen valitsus, see tähendab purjed. Stopp. Valitsus peab austama rahvast. Palun võtan veel kord, palun. Mina olen Tuul. Aga mina olen valitsus, mina sind ei karda. Tähendab, midagi on siis mäda. Miski on mäda Taani riigis. Stopp. Miski on mäda meie riigis. Rõissa ja rõissa. Mina ei saa purjesid mängida. Palun mõtteid rohkem. Tere. Vabandage, miks te teksti muudate? Õigus, ei maksa. Kes neile tekstid on kirjutanud? Meil on siin üks toimetaja, Eduard. Tean. Ma tutvusin tema toimikuga. Enne seda peeti teda andekaks kirjanikuks. Tunneme neid andekaid. Andekus on alati kahtlust äratav. Saatke see andekas minu juurde. Mis teid huvitab? Just teid. Miks te paletis ei ole? Vastake. Nimi? Minu? Teil? Sofia? Perekonnanimi? Minu? Vastake. Schneider. Tulge hiljem peaarsti kabinetist läbi. Mina või? Just teie. Istu siia, palun. Meditsiin tänapäeval teeb ime. Oot, kas te arvate, et ma jälle võin hakata kirjutama? Kirjutama, laulma, tantsima, kõik, mis soovite. Ainult tuleb kuulata arstide sõna. Tema võib ka tantsida, kirjutada, laulda, kõike, mida tahab. Kes tema? Kes? Hallutsinoos, krooniline. Öelge, Eduard. Jah. Kas te palju jõite? Omal ajal ei joonud ma üldse, aga hiljem töö iseloom viis mind... Ei ole ilus. Töötada propaganda alal ja... Töötada. Kas te teate ka, mis töö see on, Kirjutada seda, milles ise ei usu.
kirjutada päeval ja öösel üle tänava minnes, laua taga istudes, kohvikus, restoranis, kirjutada naise kõrval voodis lamades. Isegi unes olen kirjutanud palju ridu, aga aju ju väsib. Ai, vabandage. No ja siis tekib soov seda kuidagi pidurdada, seisma panna. Alul paar napsu, hiljem pool pudelit ja võib-olla ka rohkem. Eduard, ma kujutan ette, et loominguline töö on eelkõige nauding. Gümnaasiumipõlves mina ka kirjutasin. Kirjutasin värsse, kuid ma ei joonud tilkagi. Me räägime eri asjadest, ma lähen. No. Kui mind määrati ajalehe toimetajaks, hakkasin ma juba hommikuti tundma väsimust. Ei, ma lähen. Te oleks pidanud puhkama. Värske õhk, suusad. Mul ei olnud suuski, härra doktor. Ja kalal ma pole ka kunagi käinud. Ma tundsin ennast, no, mõistate. Te tahate öelda, et ajalehe numbri, mis konfiskeeriti, oli tehtud ebakainis olekus? Ei mingil juhul. Tol päeval teel toimetusi jäi ma ainult pool pudelit õlut. Sellest ma rääkisin ka politseis, kui mind arreteeriti. Ai, kui alandavad on need seletused. Sõdurid tulevad meile kirjutamist õpetama. Võtame emotsioonid. Istuge. Kallis Eduard, me kaldume kogu peateemast kõrvale. Öelge mulle, kuidas ikka võis juhtuda, et sattus ajalehe numbrisse see kurikuulus artikkel? Ega ma üksi ei kirjutanud. Tema aitas. Kes tema? Tema. Kes? No, rääkige selgemalt. Kurat. Mõte ja meie ajastu. Jälle lase mind kirjutada. Mida? Pealkirja. Mõte ja meie ajastu. Mõte ja meie ajastu. Kuldsed sõnad. Miks nad teid erutavad? Niisugune oli artikli pealkiri ajalehe numbris, mis konfiskeeriti. Ta oli laotud hästi suures šriftis. Esmakordselt ilma valeta. Kahju, et ma ei ole seda artiklit lugenud. Ja, väga kahju. Tõsi küll, täna öösel kirjutas kurat mulle mõningad laused seljale, õlgadele ja rinnale, vaadake. Oi, ei olegi enam midagi näha. Sest ma kujetasin hommikul Kärvase rätikuga. Te peaksite puhkama. Tänan väga. Olen tõepoolest väsinud. Andestage, ma koristan ainult kuradikese siit ära, muidu ta teeb teile igasugust pahandust. Vaata, kuhu kuri on roninud, ha? Vabandage. Goodbye. Goodbye. Traumaatikud. Muide,
kõigi juures, keda te välja valisite, võib märgata selgelt nüstagmi. Kuidas te ütlesite? Nüstagmi. Mis see on? Orgaanilise närvihaiguse sümptoom, mida võib lihtsa eksperimendiga kindlaks teha. Kuidas nimelt? Näete? Terve inimese silm jälgib sujuvalt sõrme liikumist. Haigel liigub silm hüppeliselt. Aha, selge. Tänan väga. Öelge mulle, kas seda on võimalik õppida, et silm hüppeliselt liiguks? Kui te soovite rääkida minu haigusest, siis võin teile teatada, et tunnen end suurepäraselt. Palun. Ja mitte millegi üle ma ei kaeba. Igal teisel teemal olen nõus rääkima ainult 4 silma all ja see on minu kategooriline nõue. Miks siis? Igal kutsel on oma eetika. Mina olen teie raviarst. Ja ma loodan, et raviarst on nõus, kui... Mikrofon ei ole? Ei, võite täiesti kindel olla. Ahaa. Niiviisi. Igaks juhuks. Mina Sofia Schneider pean oma kodanikukohuseks teile teatada, et teid on kistud ohtliku poliitilisse avantüüri. Haigla juhataja veab teid ninapidi. Ta on bolševik agent. Tõendid. Millega te seda tõendate? Aga mis te arvate, miks ta mind siis siit välja ei lase? No, teie haigusloos on kirjutatud, et üritasite riiklikke ametiasutusi oma kaebekirjadega. Mina tülitasin neid, jah? Aga kas te teate, et oli aeg, kus nende kirjade eest maksti head raha? Tulge siia. Olete mees või ei ole? Mis mõttes? Ma olen teie raviarst. Kas te võiksite mulle osutada ühe teene? Millise? Ma pean kohe kokku saama kolonel Tiidemaniga julgeolekuteenistusest. Tiidemaniga? Te tunnete kolonel Tiidemani? Jaa. Me olime Gottfriediga suured sõbrad. Ta oli siis puhkusel, kui mind kinni võeti ja sellepärast läks kõik nii rumalasti. Nüüd on ta muidugi armukad, aga sinna ma ei saa midagi parata. Teate tema telefoninumbrit? Tööl 609, kodus 338-33. Jälgige silmadega sõrme. Pole vaja, härra doktor. Ma ju rääkisin teile kõik ära. Aga juhataja on tõepoolest välismaagent. Istuge. Ma teen teile soengu. Pöörake pea veidi vasakule. Issand, kuidas te kaelamuskleid pingutate, laske end ometi lõdvaks. Juuksed on teil pehmed nagu lapsel. Väike onduleerimine ja ma teen teid kohe 10 aastat nooremaks. Kõik haiglanaised hakkavad teile karjas järgi käima. Küll jätame naljad. Me rääkisime teiega tõsistest asjadest. Ärge rääkige minuga tõsistest asjadest. Isiklikud suhted on isiklikud suhted ja töö on töö. Te meeldite mulle ja ma ei tahaks nii kenale mehele pahandusi. Jätta mu kõrrahule. Pahandusi? Milliseid pahandusi? Ärge rääkige mulle mitte midagi. Nii kui nii pinib Gottfried Tiedemann minult kõik välja, kui ta tuleb. Seda ta ei oskab. Kas te teate, kuidas mu võõrasema nuttis, kui ta ära viidi? Ma ju palusin Jumala nimel, et ta mulle midagi ei räägiks. Palli! Mitu ise te teenite? Markidest on vähe. Tahate ainult dollarid, jah? Närvid.
närvid on teil läbi. Pange kraan kinni. Aga nendest juustest ei jäta te kunagi päris ilma. kolm, 8:33. Härra Standarteführer, tervist, siin Sturmbannführer Windis tülitab teid. Hallo, kuidas? Ei ole veel kõik. Härra kolonel, ma tahtsin te käest küsida, ega te juhuslikult ei tunne kedagi Sofia Schneiderit? Ei, härra kolonel, ei, ma ei kavatse teid üle kuulata, ei, ega ma ei ütelnud, et ma teda usaldan. Ta lihtsalt väga soojalt rääkis teist ja ma arvasin, et vabandage, selge. Tähendab, te ei tunne teda ja selge, jah. Kuidas palun? Ei, natuke peab veel ootama. Armee saab kindlasti maja kätte. Ei, härra Standartenführer, ega ma ei püüa ennast õigustada, ma lihtsalt... Hallo. Lakkute, jah? Muidugi. Ma ei ole lihtsalt harjunud töötama idiootidega. Paistab, et teie lood pole ka kuigi hiilgavad. Te olete lihtsalt purjus! Ma sülitan nüüd kõige selle peale. Ma olen purjus ja siis... Kus, tasem mees. Teie jutt tõendab küllalt selgelt, et... Tähendab? Mida see tähendab? See tähendab seda, et teie idiootidel on ka pool liitrit viina vaja, et nad räägiksid. Saite aru? Ma luban tõsta esimese klaasi minu terviseks. Ratsutasin hobuse seljast sarskese loo treppidest See on teie isiklik asi, kus te olete käinud. Ma palun hetkeks tähelepanu. Niis, sõbrad, meil on täna väga tähtis päev. Ma olen jõudnud arusaamisele, et te kõik olete terved. Õigemini terveks saanud. Ja juba homme võib teid haiglast välja lasta. Aga kurat? Eduard, õnnitlen terveks saamise puhul. Te ei olegi õnnelik või? Kroon, kas teil ei olegi hea meel? Ütelge, doktor, kuidas teie arvates käib elu? Kas ringis või spiraalselt? On mitmesuguseid koolkondi, Hegel, Nietzsche, vanad kreeklased. Ei, ma ei räägi sellest. Kuidas elada edasi? Huvitav. Kuidas te kujutate ette tulevikku? Aga kui luua hübriid ringist ja spiraalist, milline rahvus tuleb välja, mis te arvate? Mis jutt see? Ma räägin printsiibist. Ainult printsiibist. Printsiibist, doktor! Jah, aga tulevikus on kõigil erariided seljas ja taskus on kõigil revolver. Ja siis see ongi see demokraatia. Kojamehele piraki, ministrile piraki, presidendile piraki. Laske meile lõpetada! Lõpetada demokraatia!
mina ei luba oma kojamehi ja ministrit tappa. Nemad on kõik minu moodi. Aga mina tahan last. Oma last. Niisugust pisikest. Sinu sarnast. Ainult ilma selle armita. Minagi tahtsin ükskord omale last Varssavis, aga ta hüppas aknast välja 5. korruse aknast. Miks? Issand. Mitte ühtegi halli karva. Oh, ema! Meil sünnib tütar ja poeg ja veel üks tütar. Me ootame kõik jaamas ja sina tuled Varssavist. Tütarpoeg. Eduard. Lapsed, kas nad annavad meile kunagi andeks, et me oleme neid kuradile. Kuratile. Kurat. Teie sõjakuse terviseks, Eduard. Lähme. Jalutame pisut. Eduard, kas te arvate, et ma olen tõesti pime? Muide, enne seda oli Inglismaal ka üks Eduard. Windsori hertsog, kuningas Eduard 8. Mäletate tema banaalset romaani proua Simpsoniga? Sellest pole midagi banaalset, kuningas armastas seda ameeriklane. Ausalt öeldes mul on alati meeldinud kõik, mis on aristokraatlik, džentelmenlik. Doktor, jätame teiskluse, me oleme selleks liiga arukad. Joome avameelsuse terviseks. Avameelsuse terviseks. Miks te tahate neid veenda, et nad on terved? Ammuses tegite seda väga osavalt. Kui me ei oleks osavad, siis me ei oleks kolleegid. Viite mind vanglasse? Muidugi. Kuid te võite minu peale loota. Džentelmene leidub mujalgi, mitte ainult Inglismaal. Prosit. Prosit. Teist näiteks võiks saada minu konsultant. See muidugi ei tähenda, et me iga päev joome viskit, kuid hea treenmendi leidub mul alati. Muide, speak you English. Yes, ma räägin, laulan. Tantsin. Jätke mäng! Kurat, kui suur ta täna on elus, esimest korda näen sellist. Kuradile, minu arvates see õnnetu ajalenumber ei mängi praegu enam mingit rolli. Ma ei taha vanglasse. Miks te jootsite mind täis? Ma ei kavatsenud ju üldse kirjutada. Ma ei kirjuta enam iialgi. Ma ei oska enam kirjutada. Rõõmustage, kuradid. Rõõmustage, kuradid. Rõõmustage.
rõõmustage, kuradid. Rõõmustage, kuradid. Rõõmustage. Kus Sofi on? Kus Sofi on? Ja nüüd räägime kõik südame pealt ära. Kes teid värbas? See oli pärast kooli. Ma olin juuksur. Oli mitmesuguseid kundesid ja... Aga siis tuli tema. Käskis kõik kirja panna. Ma ei tahtnud, aga mind sunniti. Edasi? Siis nõuti andmeid mu sõprade kohta. Ma tegin ka. Palju teile maksti? Kuidas kunagi. Algul ma ei võtnud vastu, aga siis oli mul ükskõik. Te tundsite hästi Tiidemani. Te oleks võinud talle helistada. Selle inglaste kamba oleks ta kähku kahjutuks teinud. Kamba? Mingisugust kampa ei olnudki. Mina lihtsalt kirjutasin Tiidemanile ja... Ta ütles, et keegi ei saa teada. Aga ikkagi said. Sellepärast nad tulevadki igal õhtul autodega suured tuled ees mulle järele. Kõik need tapetud. Vaadake! Nad tulevad mulle järele! Nad tulevad mulle järele. Kõik need tapetud. Lucia, ma mõistan teid, ei ole vaja nii närvitseda. Ma ei saa enam millestki aru. Ma vihkan seda vindišit. Joota haigeid, mis võiks olla hullem? Lucia, me töötame koos teiega juba 20 aastat. 21 ja 4 kuud. Jah, 21 aastat ja 4 kuud. Mäletan, te saabusite õhtuse rongiga ja veel samal õhtul käisime läbi kõik palatid. Teil oli ruuduline kleit. Sellised väikesed ruudukesed, pruunid ja valged. Siis ma veel kartsin meie lossi. Aga nüüd? Aga nüüd kardan muud. Mulle näib, et olete ikka samasugune. Te ei ole üldse muutunud. Aga te ei olete muutunud. Kuidas te võite taluda seda tüüpi? Ma isegi ei söandaks teda arstiks nimetada. Ma ei taha rääkida teile temast. Ma tahan öelda teile seda, millest olen vaikinud 20 aastat. Andestage 21 aastat ja 4 kuud. Ja te olete väga muutunud. Te isegi petate mind. Petan? Mis siis ikka? Minge. Minge, Lucia. Lahkuge, ma palun teid, lahkuge. Haiglas teda ei ole, härra Standartenführer, seda ma tean kindlasti. Jaa, ma ise nägin, kui ta ära sõitis. Kuidas? Ühe daamiga.
Kergete elukommetega? Seda ma ei tea. Saan aru, ebasobiv moment. Aga siiski... Sturmbannführer tuligi. Ja, üksi. Hallo. Härra kolonel, mingit daame. See oli teie tuttav Sophie Schneider. Ei, ma tahtsin öelda, et... Härra kolonel, ma võin teile kinnitada, et riik saab selle, mis ta vajab. Just nii. Meil ei ole enam kauem aega. Mul anti käsk. Ainult 2 päeva veel. Kui tavaline ekspertiis ja tulemusi, siis tuleb kasutada simulandi avastamiseks pikaajalist vaatlust. See võib kesta nädalaid. Isegi kui... 2 päeva! Ja mitte minutitki rohkem. Tõsi, on olemas veel üks võimalus. Aga siiski. Ei. Rääkige. Mõelge, milline oht mida ähvardab. No? Vaadake, ma mõtlesin lihtsalt, et kui te viibiksite nende seltsis päeva või paar nende seltsis, keda te kahtlustate. Kuidas? Nagu hullumeelne? Nad teavad ju, et ma olen nende raviarst. Seda enam. Tulge. Ja. Vaadake, haigeid võib veenda ükskõik milles. Tervetega on asi teisiti. Ja võib tekkida huvitav olukord, kus te võite ootamatult avastada isiku, keda te otsite. Muuseas, nagu te soovisite, kõik 4 on ühes palatis. Hästi. Ma olen nõus. Ma olen teid kusagil näinud. Kindlasti olen. Aga kus? Head isu. Võtke vastu oma uus kaaslane. Doktor Vindiš peab veidi puhkama. Saage headeks sõpradeks. Elagu juht. Elagu. Ma tellisin teile lõuna. Istuge. Head isu. No nii. Tähelepanu. Ma teatan, et supp ei ole maitsev. Tõepoolest ei ole maitsev. Ei, on maitsev. Siiski jää. Väga maitsev. Tänan. Ma tänan oma rahvast üksmeelsuse eest. Miks te mind vaatate? Vaatan, et sa oled väga teenistusvalmis mees. Väga teenistusvalmis. Mis siis? Sa hakkad minu koeraks. Sul on selleks kõik eeldused. Kuidas? Sinust saab minu lemmikkoer. Sinust saab suur koer.
Kas sa haukuda oskad? Ei oska. No proovi. Kuulsid, mis ma ütlesin? Oh. Ei. Sa pead olema suur koer. Proovi veel üks kord. Villi, võta särk ja tee silmus. Vaata. Kui sa ei oska olla koer, siis poon ma su lihtsalt üles. Et puua peab olema kohtunik. Peab olema kohus. Kohus on seal. Ja see teeb alati otsuse, mis kinnitab juhi ilmeksimatust. Villit Solenkov. Sina oled Timukas. Kohtunik ja Timukas. Sa kägistad ta ära ilma kärata ja mõnusalt. Kui pole tõelist koera, pole ka poolpini vaja. Eduard, näete, milline saatus mind ootab. Doktor, ärge ärrituge. Ega see polegi nii hirmus. Alul paistab, aga pärast harjute. Mis? Harjute. Ta pole ju puhas tõugu. Kuhu sa lähed? Tagasi! Tunnistajad kutsuma tunnistajad, kui on kohus, peab olema ka tunnistajad. Rumalus, see pole vana Rooma. Ilma tunnistajata on kohus palju objektiivsem. Sa ise oled kaeballune, oled ka tunnistaja pead seda meeles. Sa ise oled kaeballune. Kui on kohus, peab olema tunnistajad. See pole vana Rooma, peab seda meeles. See pole Rooma. Ilma tunnistajad on kohus palju objektiivsem. Sa ise oled tunnistaja, oled ka kaeballune. See pole vana Rooma. Tunnistaja peab olema. Juua. Telefon. Ei, keegi ei helistanud. Ma imestan, kuidas teid tänaval kinni ei peetud. Jääge vait! Hallo! Hallo! Kus mu vorm on? Hallo! Kus vorm on? Kapis. Oleksin pidanud kohe vormi selga panema. Haiget sellele ei reageeri, kuid tema reedab end kindlasti. On teil hea silm? On küll. Milline nurk mul on? Mis nurk? Siit kõrva juurest ninani ja ninast laubani. Absoluutselt terav, mis siis? Loll! Idioot! Teil pole mitte üksi kõver silm, vaid ka kaasa sündinud nüstaagid. Joodik! Dramaatik! Istuge. Nii. Nüüd on mul selge, kuidas arenes see lugu. Lugu? Spioon ei varja ennast siin. Teda varjatakse. Kes? Doktor, ma ei ole nii naiivne, nagu teie arvate. Ainult loll võib uskuda, et vilunud psühhiaater
ei oska eraldada simulanti haigest. Mina tegin, mis võisin. Uskuge isegi täna. Kogu öö mõtlesin, kontrollisin. Valetate. Ma tean, kes on spioon. Jah? Ma tean, aga ma tahan, et te ise nimetaksite seda. Mina ei tea tõepoolest. Valetate. Mõelge hästi järele ja rääkige tõtt. Arvan, te tegite õigesti valides just nende 5 hulgast. Ja just nende 5 hulgast. Ma kutsun nad siia. Ei! 5 minuti pärast paljastab ta ennast ise. Ma ei ole asjatult vormis. Niipea, kui ta mind märkab, taipab ta, et ma olen ta jälil. Ta püüab kas põgeneda või ennast varjata või ilmutab ebaloomulikku aktiivsust. Jääge paigale! Doktor, kas te mäletate, kunagi te ütlesite mulle, me ei tea, millega me lõpetame, jah? Ma võin teile täna kinnitada, et mina tean, millega teie lõpetate. Kallis doktor! Soovin õnne. Kogu südamest soovin õnne. Mis see peab tähendama? Miks ma ei peaks rõõmustama? Kui ka meie väike kollektiiv on lõpuks sünnitanud ühe vabatahtliku. Mida te tahtsite öelda? Öelge. Doktor, ma tahaksin teile nõu anda. Noh, frondil juhtub mõndagi. Seal võidakse teid tappa. Näete? Ja, seda ma olen juba kuulnud, aga öelge. Teid võidakse tappa. Hinlegen. Hinlegen! Hinlegen! Griechen! Griechen! Au! Marsch, marsch! Griechen! Härra arvab, et sellest aitab, aga kolsad! Kui te rindel nii lamate, on esimesel päeval kannas augud. Achtung! Sina pead teisi tapma. Teised aga ei pea sind tapma. See on aluste alus. Hinlegen! Hinlegen! Griechen! Griechen! Marsch, auf! Marsch, auf! Marsch! Inimene number 1 jälgis sind kogu aeg läbi akna ja püüdis end seejärel saunas üles puua. Mis? Püüdis end seejärel saunas üles puua. Käsa. Auf dem Laterne steht. Griechen! Miks? Te tahtsite end üles puua? Mul oli väga halb tuju. Nüüd on see möödas. Miks? See on juhtide privileeg. Hommikul mõelda nii, õhtul naa. Ei, ma ei räägi sellest. Ma tahan teada, mis tõukas teid enese tapmisele? Juht võib kõike. Kui tahab, poob ennast. Kui tahab, poob teisi. Juht on nagu silmus ja silmuses on rahvas. Ja kui rahvas sealt välja libiseb, on juhil õigus ennast üles puua. Läbi. Kõik on läbi. Mind on reedetud. Kõik on reeturid. Rahvas ei vääri mind. Ja teie ka ei vääri mind. Vaadake, kuidas te välja näete. Mismoodi te minu juurde tulete. Kõik on läbi.
läbi, kõik on läbi, kõik on läbi, kõik on läbi. Führer, muidu juht. Ei või olla, et kõik on läbi. Öelge midagi, öelge. Träume Hosten, ei, mein Führer. Ärge jätke mind üksi. Ma kardan. Mul on hirm. Kutsuge haigla juhataja. Ma ei hakka mitte ise endal silmust kaelast ära võtma. Vindis käib ringi Gestapo mundris. Jah. Te teadsite? Teadsin. Ja abistasite teda? Miks te vaatate mind nii? Mis teeb meie juures Vindis? Kas te ütlete või ei? Otsib inimest, keda ei ole siin kunagi olnud. Missugust inimest? Ma ise mõtlesin ta välja. Mõtlesin välja ja kirjutasin Gestaposse. Näete, milline jõud võib olla allkirjata kirjal. Aga milleks? Milleks? See aitas päästa meie haiged. Ja nüüd on jäänud vähe. Väga vähe. Te arvate, et ma olen hullumeelne? Kuidas kellelegi? Me kohtume kunagi. Kindlasti kohtume.